Jõuavadki viimaks Ilvese isandale järele. Jänku onu käratab. Hei, sina seal! Mis asja sa silmail õiendad? Ilvese isand ei kosta sõnakestki. Kus? Küll me su rääkima paneme. Ütle parem jaga, mis asja sa seal õiendad? Ilves nühib ennast nagu kass vastu puud, aga ei lausu sõnakestki. Mis asja sa tuled meid siia tülitama, kui meie sinuga miskit tegemist ei tee? Sa oled seesama metsakiisu, keda mu vanaisa mitu setu korda kolkise nüpeldas. Aga nüüd on mul palju kangem mees kaasas. Rebasonu, mine ta juurde ja kui ta ikka veel vastata ei taha, siis löö ta siruli. Rebase onu hakkab kõheldes Ilvese isanda poole astuma. Mine, viruta talle üks pauk ja kui ta jalga proovib lasta, olen ma kui välkplatsis ja püüan ta kinni. Ilves vajub istukile ja jääb käpad õhus ootama. Rebase onu näeb, et metsakiisu paistab õige alandlik välja. No, hõikab jänes, pole sul midagi vaja käppi püsti ajada ja armu paluda. Meid sa juba ei lollita. Kui sa nii alandlik oled, mis asja sa siis siinkandis ringi jõlgud? Rebase onu, anna talle üks tohlakas. Kui ta jooksu pistab, olen ma kui välkplatsis ja püüan ta kinni. Ja saabki Rebase onu sellest julgust, hiilib külitsi Ilvese isanda poole ja tahab sellele sirakat anda. Aga Ilves tõmbab ennast natuke tagasi ja virutab Rebase onule käpaga vastu kõhtu. See on kohe siruli maas. Hoiab käppadega kõhtu kinni ja karjub. Jänku onu, lippa kohe tohtri järele. Jänku onu imestab, et vader viga on saanud. Teeb ehmunud näo, uurib haiget kohta ja ütleb, mulle paistab, Rebase onu, et see metslane on sulle vikatiga virutanud.